Aga ma muidu siis Viljandist, aga nüüd viimast aastat ma olen küll Tallinnas olnud just jalka pärast, et ma siis treenisin ühes meeskonnas siin samas Nõmmes ja mängisin Viljandis, aga nüüd plaanis oli siis, et see aasta, see hooaeg, et praegu on siis hooajaelne aeg, et ma tulen siis täiesti Tallinnasse üle, aga siis pikk lugu lühikeseks, see nagu kukkus läbi, et staffi muudatus ja et see võimalus kadus, mis oli nagu ootamatu asi, et see oli suhteliselt suvest saati enam-vähem kindel ja öeldud, et see järgmine aasta saad meiega. Ja see oli nagu šokk, et no, ma tundsin, et Jumal on kindlasti mind Tallinnasse toonud ja et see on palju rohkem kui jalgpall olnud. Ja see oli nagu šokk, et nüüd mis ma teen, et kui ma ei leia klubi, siis ma peaksin siis Viljandisse tagasi minema. Ja ma kohe alguses ütlesin, et Jumal, et see on ikka sinu käest, et sinu teed on üle minu teede ja et ma palvetasin, et juhi mind õigesse kohta, et ma saaksin mitte ainult jalkat mängida, vaid ka vilja kanda. Ja nüüd ma olen siis uues klubis, aga jällegi veel ei ole nagu kindel, kas ma sinna jään. Aga nüüd siis tuli välja, et seal samas võistkonnas on üks siis trennikaaslane, kes elab minu lähedal siis. Ja me oleme siis koju läinud koos ja siis jutuks ikka tuleb, et ma olen kristlane ja nii. Ja siis tal on isa ka olnud, mingi aeg vist on ka veel kristlane ja ta on ise ka huvitatud, aga ta pole nagu ise kristlane. Ja nüüd just eelmine nädal, paar päeva tagasi, meil oli siis, jäime bussist maha, pidime kõndima kaugemasse peatusesse ja selle aja jooksul lihtsalt tuli nagu jutuks oma usust ja nii. Ja siis me rääkisime siis 40 minutit, et jõudsime tema, kus me lahku läheme üksteisest ja lõppude lõpuks siis ta andis oma elu Jumalale. Ja tõesti tuli päästel, et nagu tõesti pisarates ja et täiesti nagu ootamatu, et ma olin palvetanud tema ees, sest ma nägin, et midagi oli nagu teistsugust tema sees. Ja tõesti, lihtsalt tahaks julgustada, et kui sa oled nagu sellises kohas, et justkui Jumal on murdnud kõik sinu plaanid, mis on nagu tulnud ja et ootamatu muudatus, siis kui sa palvetad, et Jumal tee, mis sa tahad, sest Jumal ütleb oma sõnas, et tema teed on üle meie teede ja alandliku südamega ta saab sind kasutada ka selles olukorras, mis tundub nagu täiesti lootusetu olukord, et ma tahaks julgustada, et kui sa oled sellises ülemineku faasis, et Jumal saab ka läbi sinu vilja kanda, et see on et esimese Moosesse raamatus on see Joosepi lugu, et julgustuseks lugege see kodus üle. Amen.